Hea sõber, jagan sinuga täna kohtumõistjate raamatu algusest lühikest, aga üsna kõnekat lugu. See lugu räägib ühe peigmehe vaprusest, armastusest ja naisest, kes teadis, mida kaasavaraks paluda. Kuid kuulakem seda kohtumõistjate raamatu episoodi originaalis. See on siis esimene peatükk 11. kuni 15. salmini. Sealt läks ta Debiri elanike vastu. Debiri nimi oli muiste Kirjat Seefer ja Kaalep ütles, kes Kirjat Seeferit lööb ja selle vallutab, sellele ma annan naiseks oma tütre Aksa. Või Otniel, Kaalepi noorema venna Keenase poeg, selle vallutas, siis ta andis oma tütre Aksa temale naiseks. Ja kui Aksa tuli, siis Otniel kehutas teda oma isalt põldu nõudma. Kui Aksa eesli seljast maha hüppas, küsis Kaalep, mida sa soovid? Ja ta vastas, anna mulle üks kingitus, et sa mind oled andnud kuivale maale, anna mulle ka veeallikaid. Ja Kaalep andis temale ülemised ja alumised allikad. See on Jumala sõna. See lugu algab Joosa ustava sõdalase Kaalepiga. Kaalep jätkab Kaanani vallutamist Hebronist Debiri suunas. Varem oli Debiri nimetatud Kirjat Seeferiks, kirjutajate linnaks. See linn asus Hebronile üsna lähedal ja oli seega strateegiliselt tähtis. Kuid Kaalep ei lähe seda linna lihtsalt vallutama, vaid esitab oma väepealikutele väljakutse. Kes vallutab selle linna, saab mu tütre Aksa naiseks. Premeerida vaprust oli toona tavaline. Kaalep ei paku aga Aksat niisama, vaid ta otsib oma tütrele vaprat ja väärt meest. Meest, kes võitleks Jumala eesmärkide saavutamise nimel. Kaalepi venna või õepoeg Otniel võtabki väljakutse vastu. Nimi Otniel tähendab Jumala lõvi. Me näeme, et selle mehe julgus ja ettevõtlikkus on kooskõlas ta nimega. Ta oli ainus, kes oli valmis seda ohtlikku tormijooksu Debirile juhtima. Kuid lisaks sõjamehe julgusele tiivustas teda ilmselt ka armastus Aksa vastu. Ja nii olemegi jõudnud esimese olulise mõtteni. Kas me otsime Jumala riiki samasuguse innukusega, nagu Otniel otsis Aksa kätt? Üksnes need, kes on usus julged ja vaprad, jõuavad ka eesmärgile. Otnieli võit polnud lihtsalt abielu eeltingimus. See oli tema juhtiva rolli algus. Temast saab hiljem Iisraeli esimene kohtumõistja. Kuid vaatame, mis saab edasi. Pärast Otnieli võitu ja abielu Aksaga võiks nagu eluga edasi minna. Oma kodu, oma maa, kuid on üks probleem. Maa asub lõunas Negevi kõrbe lähedal. See ala oli tuntud kuiva maa poolest. Ilma veeallikateta on sellest kaasavarast aga vähe kasu. Otniel julgustab Aksat, et ta paluks oma isalt ka põllumaad. Aksa mõtleb aga kaugemale. Kui Kaalep tütrega kohtudes küsib, mida sa soovid, kõlab otsekohene vastus, anna mulle üks kingitus, et sa mind oled andnud kuivale maale, anna mulle ka veeallikaid. Mõelgem hetkeks, mis on minu kuiv maa. See võib olla meie vaimulik elu, mis on kahanemas ja vajab elustavat kastet. Sul võib olla usupärand, evangeelium ja Jumala tõotused, kuid ilma püha vaimu allikateta on see viljatu. Aksa teadis, et kuiv maa ilma veeta ei anna elatist. Aksa palus midagi, mis oli perekonna tuleviku seisukohalt hädavajalik. Midagi, mis muudaks kogu maastiku,
Ta ei palunud ehteid ega hooneid, ta palus allikaid, püsivalt voolavat vett. See tagas tuleviku elatise. Aksa on heas mõttes ahne. Ta igatseb Kaananimaa õnnistusi ja ei lepi vähesega. Niisiis ära sinagi karda paluda Jumalalt suuri kingitusi, mis toovad su ellu elu ja viljakuse. Ja Kaalep vastab Aksa palvele hellelt. Ta annab talle nii ülemised kui alumised allikad. Mida need allikad võiksid vaimulikus mõttes meile täna tähendada? Alumised allikad asusid kaevudes või mägede jalamil. Need sümboliseerivad igapäevaseid õnnistusi. Vaimulik elu värskust argipäevaks. Ülemised allikad asuvad mäeveergudel. Need sümboliseerivad meie elu taevaseid vaimuande, meie osadust Jumalaga ja meie positsiooni Kristuses. Jumal annab meile mõlemad, nii alumised kui ülemised allikad. Ta annab meile eluks vajaliku ja lisaks sellele ka vaimuväe, et meie elu oleks viljakas ja austaks teda. Hea sõber, lõpuks peab ütlema, et kangelane Otniel on meile eeskujuks oma armastuse ja vaprusega. Aksa julgustab meid paluma eluks vajalikke allikaid. Ära lepi kuiva maaga. Jeesus on öelnud, et ta annab püha vaimu neile, kes teda paluvad. Järgmisel korral räägime Juuda ja Siimoni juhtivate suguharude edust, aga ka ebaõnnestumistest. Seniks kohtumiseni.